alustame 21. Pärnu Peetrilaagri kontserti. Sel aastal oli väga palju osalejaid, rekordarv taas 150 last oli meil laagris. Ja kõik saaksid mängida, oli moodustatud 5 orkestrit. Teie ees on kõige noorematest mängijatest koosnev staarorkester.
avame ooperi Carmen 4. vaatusele, siis Fiibiki poeem ja lõpuks Vabariikliku noorte viiuldajate ansambli üks leivanumbritest Boris Kõrveri lõbus polka. Orkestrit juhatab Teresa Schmerling.
kontserti lõpuks esitab viimane orkester, mille nimi on Coda ehk siis saba itaalia keeles. Kuulete kahte, õigemini mitte tervet teost, vaid kahte esimest osa erinevatest kontsertidest. Kõigepealt Luigi Boccherini tšellokontsert G-tuur, esimene osa, solistiks on Maria Te. Ja nimi on Mart Laas, nagu Ameerikas öeldakse. Ja loodame, et noored saavad nüüd ise hakkama, sest sellel ajal dirigent eriti orkestri ees ei olnud. Palun, Maria.
enne kui ma räägin muusikast, ma siinkohal tänan kõigepealt lastevanemaid, sest ilma kodutoetuseta meie noored ei jõuaks mitte kuidagi nii kaugele. Nii et suur aplaus teile. Mahukas on see pagas, mille te suvekursusest kaasa võtate ja juba kaasa võtsite ja kahtlemata uue õppeaasta seda kõike saate kasutada. Ja see kontsert täna tõestas kõike seda. Ilus on muidugi muusikat kuulata, aga veel ilusam on ja rõõm südames on muusikat ise teha. Ja kõige suurem tunne ja hea tunne on, kui saab koos orkestris mängida. Ja me kutsume siia lavale tänased dirigendid ja kontsertmeistrid Airis Leiper, Katrin Talmar, Hiie Taks, Theresa Smerling, Mart Laas ja kontsertmeistrid Anne-Mai Pall, Kai Õunapuu ja Susanna Onapers. Tööd, mis hakkab septembrist ja mis kestab täpselt nii kaua, kui suvekursus oma viimase pilli siin kultuurikeskuses kokku paneb. Need 3 õpetajad on erilise südamega, eriliselt kõrge missioonitundega ja nad panevad kogu oma armastuse selle südamesse, noortesse, mille nad ise muusikast on saanud. Ja me kutsume siia Tiina-Mai Arund, Niina Murdle ja Kaido Välja. Nii nagu nad oma töös on nii tagasihoidlikud, nüüd on ka siin tagasihoidlikud. Siin samas lava nurka. Aitäh! See laager toimub koostöös Põlva muusikakooliga ja üheks korraldajaks on ka Eesti keelpilliõpetajate ühing. Ma ütleksin ka ühingu poole pealt paar sõna. Tõepoolest see 21. suvekursus on nüüd lõppemas ja ta oli rekordiline, nagu Mart alguses ütles, 150 õpilast, väga erinevad õpilased. See aasta otsustasid tulla väga paljud abituriendid, kes on juba lõpetanud ära keskkooli ja juba omavad juba peaaegu üliõpilaspiletit lastud. Ja nad on kindlasti eeskujuks nendele, kes ei ole veel kooli läinud, aga nad kõik õpivad siin laagris. Mõeldes veel selle peale 150 last, jah, siin natuke on laval, aga mõelge selle peale, et iga päev toimub 150 erialatundi, individuaalset erialatundi, pilliõppetundi ja iga päev, siis see on päris suur number. Ja need tunnid saavad toimuda ainult sellepärast, et on olemas väga palju häid viiuliõpetajaid, kes ei ole mitte ainult head oma töös, vaid on ka kolleegidena laagri rasketes tingimustes igati abiks ja head kolleegid. Samamoodi võiks ma luurele minna Niina ja Tiina-Maiga ja ma arvan, me jõuaksime elusalt tagasi. Võib-olla meie sellist laagri õhkkonda või õhustikku iseloomustaks kõige paremini lause, mida ma kuulsin, kui ma jõudsin teisipäeval laagrisse natuke varem kui teised. Kuskil 12 aeg juba siin kogunesid ja ma juhtusin pealt kuulma 2 tüdruku omavahelist vestlust.
Nad tassisid oma kotte kooli ja ütlesid sellise lause. 52 nädalat pidime ootama ja nüüd on see käes. Järgmised 52 nädalat siis täis muusikat ja muusikale mõeldamist ja kohtume juba 22. Värska suvekursustel. Aitäh!